Kas see on mingi takso või? Ei, selles mõttes, et mul on probleem selles, mul pole sentigi raha ja ausalt, kas mul pole õrna aimuga, mis lummi ma olen sattunud. Andke oma dokumendid. Dokumendid? Jah. Ikka saab. Et kui palju kõige selle ja koera eest saab? Viis! Oota! Ma tahtsin öelda, et sa oled mu kangelane. Päriselt, kui ma ei arvaks, et kõik... Sa ei pea pugema. Ei, see on tõesti siiras pugemine. Aga tead, sa ei pea ka nii äge olema, aga sa ikkagi oled. Mis see probleem on, Markus? Sa oled nagu paar kunud ketse, millega on talvel väga hea välipeldikusse joosta. Aga vaata, värk on sellest, et suvel saab palja jalu ka hakkama. Või selles mõttes, no offense, aga ükski päris mees ei käituks oma girlfriendiga niimoodi. You're raising good for God, but bad for men. Whose side are you on? Do you mind me asking, how did your grandfather pass away? It was unexpected. Laura? No. They're beautiful. They're beautiful. You only have to kill the bad one. It's not too late for us, my love. Kill the child. And kill yourself. Kill the child. See oli enesetapp. Ei, Sander ei olnud. Vaata, selliste mõrvade puhul ongi kõige kurvem see, et need on nii ilusti planeeritud, oskuslikult õnnestunud. Selline tunne, nagu see ei olekski mõrv. Ja vaata, palgamõrvarile see on muidugi väga suur saavutus, aga ei ole trofeed. Uudiste pealkirju, paanikat, vaat seesuguseid asju. Kuude viisi planeerid, kõik läheb plaanipäraselt ja mitte mingit järelkaja ei ole. See on natuke kurb tegelikult. Vaata, palgamõrvar, kes? Mina, kullake. Mina. Virsik, Veronika, ma ei taha enam mängida. See ei ole mäng. Sa tõesti peaksid minema psühholoogi juurde ja uurima, miks sulle mõrvarid meeldivad. Sa tapad mind päriselt ära või? See ei ole minu teha. Veronika, palun. Sander, meil oli ju tegelikult päris tore. Jaa, kallis. Ma luban, et sinu mõrv jõuab iga ajalehe esikaanele.